Politsei jaoks oli pühade lõpp vähemalt Kesk-Eestis kõike muud kui rahulik. Liiklusest tabati nii kiiruseületajaid kui purjus peaga rooli istunud juhte. Aga saunaõlu oli eile õhtul midagi. Aga teile siin öeldi, et edasi sõida, miks te edasi sõitsite praegu? Mina? No siin, kui teid puhutati, öeldi, et... Mõtlesime ka, et vaatate ära naise kohad ja teie rooli lähene. Ja siis te sõitsite edasi rahulikult. Kahjuks tõesti oleme nüüdseks siis juba juhtimiselt kõrvaldanud 12 alkoholi tarvitanud juhti. Oleme tabanud ka juhte, kelle neid küll on alla piirmäära jäänud, aga ikkagi tervislik seisund on selline, et ei tohiks veel rooli istuda. Ja paraku see on iga kord selline peale pühasid. Lisaks napsitanud juhtidele ja kiiruseületajatele märgati liikluses ka teisi rikkumisi. Ja paraku on meil tänapäeval veel väga palju lapsevanemaid, kes oma laste turvalisusest sõidu ajal hoolt ei kanna. Panevad siis väikesed lapsed tavalise turvavööga kinnitavad, turvavöö jookseb üle nägude, üle kõride, siis arvestamata sellega, et liiklusõnnetuse hetkel see turvavöö võib sellele lapsele tekitada väga tõsiseid vigastusi. Tihti ei saada aru, et pannakse laps ohtu ja kuni lõpuni ikkagi oldakse veendunud, et see ju kõik on täiesti normaalne. Ilma lapse turvaistmeta sõidutamise eest on võimalik määrata ka päris soolane trahv. Et esimesel korral tabades on kuni 800 €, teisel korral juba 2 korda rohkem. Et paraku, kui lapsevanemad oma laste eest ei hoolitse, siis peame seda tegema meie. Esimesed ilusad ilmad muudavad muidugi alati ka liikluspilti ning seda mitte paremuse poole. Mida kõrgemal päike paistab, seda raskemaks jalg muutub ja suuremaks need kiirusenumbrid lähevad. Et panen tõesti inimestel südamele, et tuleb kinni pidada piirkiirusest. See on kehtestatud põhjusega ja proovime vältida siis põhjendamatut ja mittevajalikku ohu tekitamist liikluses.